Tere tulemast taas kord kuulama Uncasti podcasti. Tänases episoodis räägime sellisel teemal nagu lühinägelikkus. Ja sellest vaatenurgast, et kuidas see võib olla probleem. Nii et tänases saates on meil kaasas Anatoli, kes põhiliselt sellel teemal täna ilmselt sõna võtab, sest et tema idee see oli sellest täna arutada. Ja meil on ka kohal täna Silver, nii et tere tulemast, mehed. Tervitus. Tere. Ja nii, Anatoli, räägi oma mõtetest lähemalt, et mis sa silmas pidasid oma selle lühinägelikkuse teemaga, et ja miks see on oluline teema üldse? Jah, no alustuseks siin oli isegi dilemma, et kas nüüd lühinägelikkus see kõige parem termin on võib-olla see Silveri pakutud ettenägelikkus on positiivsem variant sellest, aga ei tea, vaata milline sõna keda kõnetab, et lühinägelikkus kui siis levinud mure ja see on, ma arvan, üks põhilisi põhjuseid, siis miks mingid ebasoodsad tulemused, tagajärjed aset leiavad. Et kuidagi see keskkond mõjutab sellist pealiskaudset suhtumist, hoiakut, et on kiire, peab kiiresti mingi otsuse tegema. Kui minna näiteks haridussüsteemi, siis seal on selline, et otsime siis mingeid vastuseid, aga ei ole piisavalt aega, et võib-olla süveneda, või siis ma ei tea, on mingi tervisemure, siis võta see aitab sümptomeid leevendada, ei ole aega rohkem, palun järgmine, et ma arvan, see on selline nagu mindseti teema ja kui sellele siis midagi vastu ei ole panna, siis on väga lihtne see omaks võtta ja siis pärast on ainult need tagajärjed, millega ei jaksa võib-olla enam nagu silmitsi seista ja on selline keeruline olukord, et ja tundubki maailm on hukas või midagi ei ole teha või on selline negatiivsus, allaandmine, käega löömine. Et tegelikult saab paremini ja siis võib-olla siin selle tänase sellise arutelu käigus saame selliseid näiteid tuua ja mida võib-olla sul, Arto, oleks juurde lisada siia? Jaa, oluline teema igal juhul. Ma mõtlen, et huvitav, kas kui lühinägelikkus võib olla probleem, et kas siis lahenduseks oleks kaugnägelikkus. Et lihtsalt, see on mingis mõttes nagu justkui vastand, aga võib-olla mitte päris tingimata ja otse, eks. Aga ma mõtlesin, et see ilmselt sõltub sellest, kui kaugele sa oma visiooni sead, eks ole, et kas nagu lähiasjadele ja praegu toimuvale või siis kaugemale ja kui kaugele, eks ole, sa mõtled edasi, et kas sa mõtled, et okei, kus sa tahad näiteks olla 5 aasta pärast, nagu on see tüüp küsimus, on ju. Ja teine mõte, muidugi naljaga pooleks on see, et kas siis oleks vaja paremaid prille, et näha nagu paremini, et lühinägelikkust kõrvaldada. Et loosime täna saates välja. Aga see selleks, et idee poolest ma näen, et alati, ükskõik kuidas sa vaatad, alati on ju mingit sorti filter, et see zoom in või zoom out või kas sa vaatad mingit asja nagu lähemalt või kaugemalt või nii-öelda lühiaegsemalt, pikaaegsemalt, et sa ei saa nagu 2 korraga justkui, on ju, aga ilmselt peab ikkagi nagu leidma selle tasakaalu või selle sõelumise nende 2 vahel, ma kujutan ette siis. Jah. No ma ise kannan prille, sellest, sest lühinägelikkus on siis nägemise mõttes, endal juba siin üle 15 aasta vähemalt olen prille kandnud, et selles mõttes selline sümboolne, et ja olen uurinud, et mida saab teha sellega. Jah, see kaugnägelikkus jälle võib nagu meditsiinilise terminina mõjuda, et siis ettenägelikkus on, ma arvan, see selline positiivne termin ikkagi. Aga Silver, mis mõtted sul? Nägemine või siis see sõna otseses mõttes lühinägelikkus, sellega mul on isiklik kokkupuude ka selles mõttes, et mul endal on, ma ise prille ega läätsesi ei kasuta, aga mul endal on, kui ma nüüd õieti mäletan, mingi 0,7 ja 1 või midagi sellist, see ühesõnaga kaugele nagu selgelt ei näe, eks ole.
mõned aastad tagasi ma avastasin, et on olemas selline asi nagu Bates meetod, et kui YouTube'ist guugeldada, et seal seletab selle lahti, et kuidas, milliseid harjutusi teha, et siis silmalihaseid treenida ja nii edasi. Jah, et selle nägemise siis sõna otseses mõttes nägemise teema koha pealt nii palju, et kannatab guugeldada Bates meetod. Põnevat meditsiinilist infot või sellist nõuannet nii-öelda. Või noh, kui meditsiiniline see otseselt on, aga ka tervise nõuanne kindlasti, nii et see on päris positiivne. Aga kas plaanis ei olnud rohkem võib-olla rääkida sellel nii-öelda, ütleme siis vaimse tagamõttega teemal, et mitte võib-olla otseselt füüsilistest silmadest täna nii palju ja prille ilmselt me täna ka ei loosi saates, aga siis sellest lähi- ja kaugnägelikkusest või ettenägelikkusest või ettevaatlikkusest või midagi sihukest, et kuidas, või isegi tagasivaade võiks ju olla arvestatud sisse, ütleme siis kaugvaatesse või sihukesesse edasise planeerimisse, õpid vigadest ja niimoodi. Jah, no siin paistabki, et me saame selliste nagu lihtsate ja kombatavate, märgatavate teemade pealt võib-olla rohkem selliste enam sügavust nõudvate teemadeni minna, et jah, siin on, ütleme, see nägemise teema, kuna see on juba siin kohe alguses välja toodud. Siis ma mõtlesin, et me võime veel vahele võtta selle näiteks toitumise teema, et kui me juba korra tervisest räägime, siis minna edasi juba selliste maailma puudutavate küsimuste või küsimused, mis puudutavad siis sellist vaimset heaolu ja nii edasi. Et siin enne saate algust me saime veidi kuulata, et Silver mainis toitumise, paastumise teemat. Et ma ise mõtlen, et see on ka tegelikult väga oluline, et kui oskad tervise keha eest hoolitseda, et siis terves kehas on terve vaim. Et terve silm ka, et no silma jaoks on meil selline hea moodus, paned prillid ette, mul on siin juba mitmeid aastaid on nägemine stabiilne olnud, et ja noh, silmaga kontrollis käid, siis nii-öelda selles suhtes lase kas või see opera teha, aga ma väga ei taha. Olen kuulnud erinevaid nagu kogemusi ja ei tunne seda nagu vajadust riskida, et pigem hellitan lootust, et ma ei tea, äkki toob mingi saatus sellise olukorra, et saab rohkem tervisega tegeleda ja selliseid praktikaid, noh see Batesi meetod on mulle ka tuttav, et kunagi tegin neid harjutusi sellega, see oli siis selline, ma arvan, noorukeas, et kui tundsin, et see nägemine nagu kehveneb, et ma tahtsin kuidagi seda kontrollida, et kas tagasi pöörata või vähe on mitte lasta nagu hullemaks minna. Et selles suhtes positiivne mõju oli küll, seal on siis see järjepidevus küsimuseks. Aga kui me nüüd seda toitumise poolt mainime, et siin, et kui jälle, ma arvan, see on selline lühinägelik on see, et mul on kõht tühi, ma söön midagi, nagu pistad suhu midagi. See on jälle see, et see nagu selline automaatne tegevus, lähed külmkapi juurde, võtad midagi või ma ei tea, pakutakse, võtad, ei küsi ka või vaatad, et ma ei tea, allahindlus, ostad, sööd ära. Jälle selline nagu jälle see mindseti küsimus, et sa rahuldad selle just mingi emotsiooni ikkagi, et või noh, igav, ma söön midagi, et siis ja sealt edasi nagu ei mõtle, siis ma ei tea, mõni tund hiljem või järgmisel päeval mõtled, et nagu kuidagi väsinud on olla, ei jaksa ja ma ei tea, tahaks rohkem magada ja ei jõua teha seda, mida olen plaaninud, midagi sellist, et siis tegelikult ma arvan, seal on see seos olemas, et ja siis kui ma arvan, kui minna nüüd selle mingite soovituste juurde, et jälle võib selline teema tulla, et on mingi sildistamine, et ja ma ei tea, see mingi, on see siis mingi toortoit, ma tean, ma kuulsin midagi, väga ohtlik ekstreemsus, midagi sellist jälle, nagu hästi lihtne on see sildistamine, et jälle see on selline lühinägelik, selline, et paned templi külge ja võid oma seniste harjumustega edasi minna. Et ei hakka nagu mõtlema, et kas ma saaks midagi sealt võtta või õppida või vaadata, et kust tulevad mingid ekstreemsused sisse. Või siis ma arvan, meil on justkui keeruline keha kuulata, et ma arvan, see on jälle see tulemus, et me lihtsalt ei võta aega selleks, et nagu aru saada, et sööd sellepärast, et ma ei tea, söök on ees või ma söön nagu lõpuni, sest ma ei tea, maksin selle eest, et tegelikult nagu keha annab
pidevalt signaali, et kas tegelikult on vaja nagu veel süüa või mitte. Või on see, et kiirustades midagi õgid sisse ja siis sööd üle. Kujutan ette, et kui võtta aeg, nagu seada prioriteedid, siis on lihtne keha kuulata, et ma ei tea, ei taha süüa ja ei söögi, ei pea sööma ja teed selle paastu. Ei olnud plaanis, aga tegid või nagu võib-olla loed juurde, saad aru, et okei, mõistlik on võib-olla, ma ei tea, enne paastu kergemat sööki süüa näiteks või peale paastu ei ole mõtet mingit rasvast praadi nagu sisse võtta, et see keerab ka selle nagu pea peale, et aga Silver, tahad midagi siia juurde lisada, et ja siis võib-olla lähme nende teemade juurde, kus ma alguses mõtlesin. Ma olen viimased 10 aastat äkki teadlikult söönud siis maksimaalselt 2 korda päevas. Et kui ma nii-öelda füüsiliselt aktiivne olen, siis ehk siis kui ma füüsilist tööd teen, eks ole, et siis tavaliselt ma söön 2 korda päevas, mitte küll alati. Aga kui ma füüsiliselt aktiivne nagu päeva jooksul väga palju ei ole, siis ma söön 1 korra päevas, eks ole. Et ma olen aastate jooksul aru saanud, et tunduvalt olulisem on küsimus, et millal sa sööd, mitte et mida sa sööd. Ehk siis, kui sa annad nagu kehale selle, see miinimum on 16 tundi ööpäevas, eks ole, kus siis nagu neid mõjusi võib hakata tundma, et siis positiivseid mõjusi. Et 72 tundi on siis see aeg, kus siis keha saab nii-öelda täieliku, võib-olla nüüd mitte 100%, aga sinna lähedale nii-öelda restardi teha endale, et toksiinidest vabaneda ja nii edasi, et me räägime siin siis veepaastust, ehk siis võtmesõna on 0 kalorit, et isegi kohvis on rasvad sees, eks ole, teatud teedes on mingisugused kalorid sees, eks ole, eriti ettevaatlik tuleb olla nii-öelda maitsevetega, eks ole, need maitseveed ei soovitan kindlasti eemale hoida nendest. Aga jah, et seoses siis lühinägelikkus või kuidas siis öelda, et pidada silmas ikkagi seda pikka perspektiivi, et väga lihtne on osta endale see, ma ei tea, kuidas neid müüakse 10 päkk või 6 päkk neid kohukesi, eks ole. Et iga 2 tunni tagant lähed, võtad endale selle kohukese, eks ole, see on märk, kui sul on nagu pidev magusa nii-öelda, ma ei tea, mis see eesti keeles on, craving, siis vajadus või tahtmine, eks ole, et see viitab magneesiumi puudusele. Et kõige lihtsam magneesiumi allikas, mis mina enda jaoks olen avastanud, mida saab vabalt poeletilt üsna odava raha eest, on Vitautase vesi, eks ole, seal on päris kõrge magneesiumi sisaldus. Et mida ma enda kogemuse pealt aru sain, et seal kõrge magneesiumi sisaldus on see, et ma mingil hetkel avastasin, et kui ma seda Vitautase vett nii-öelda puhtalt pudelist joon, et siis see lööb mul põhja alt ära, eks ole. Et põhja lööb alt ära sellepärast, et kehas on magneesiumi üleküllus, eks ole, et sa oled liiga palju magneesiumi tarbinud, siis keha vabaneb kõhulahtisuse teel sellest magneesiumist. Et algul ma seda kokku ei pannud, ma panin selle aastaid hiljem kokku, et selles vees on lihtsalt niivõrd palju magneesiumi, et mu keha ei omasta seda kõike korraga, eks ole, et selle pärast ta lööb põhja alt ära nii-öelda. Et kõik need sellised toitumisharjumused ja isude kontrollid, et need on pikaajalised protsessid, et ma olen päris veendunud, et 99% inimesi ei ole võimelised nii-öelda üle öö hakkama 16-tundised paaste tegema, eks ole, see on päris kindel, et on suhkrusõltuvus, eks ole, see on number 1 tänapäeva ühiskonnas on suhkrusõltuvus, et suhkur on meil peidetud, ei julge nüüd protsenti öelda, aga enamus toiduainetesse on meil suhkur ära peidetud, eks ole, mis siis tekitabki seda cravingut mingisuguse konkreetse toidu järgi, eks ole, ja samamoodi on rasv ja sool on need, millega toiduainetööstus manipuleerib, ehk siis neil toiduainetööstuses on täiesti olemas selline väljend nagu cravability index, ehk siis katsealused siis tarbivad ja hindavad siis, et kui väga nad siis nagu tahaks seda järgmist
Snickersit või kohukest või mida iganes, eks ole, suhu panna, et kui suur see nii-öelda sõltuvus on, et noh, et tegelikult ta on sõltuvus, et toiduainetööstuse eesmärk on rohkem müüa, eks ole, kuidas sa müüd rohkem sellega, et sa tekitadki seda kreevepiletit, eks ole, selle tulemusel siis tulebki manipuleerida maitse, lõhna ja värvainetega, et inimene kindlasti haaraks, eks ole, selle sinu toidu järgi, et ta ostaks seda jälle uuesti ja uuesti, eks ole, et see kõik on teadlikult niimoodi välja töötatud, eks ole, et kui sul on suured rahalised ressursid, siis sa võid igasuguseid huvitavaid asju välja töötada, eks ole, et ei saa pahaks panna, et osaühingu ja aktsiaseltsi eesmärk on osanikele kasumit teenida, mitte, ma ei tea, eetiliselt käituda või inimeste tervisest hoolida või mis iganes, eks ole, et see neil on number 1 prioriteet on kasum, eks ole, et kõik muu on teisejärguline, et peaasi, et inimesed ära ei hakka kiiresti surema, eks ole. Siit siis ka lühinägelikkus, eks ole, et kui inimene lühinägelikult käibki iga 2 tunni tagant seda juustuviilu või kohukest sealt külmkapist haaramas või mõnel juhul Snickersit või Coca-Colat või mis iganes, eks ole, et need kõik on sõltuvusained, et suhkrusõltuvus on see number 1 asi, millega tuleb tegeleda teadlikult igapäevaselt. Kui suhkrusõltuvusest lahti saab, siis sealt edasi minu hinnangul läheb nagu oluliselt hõlpsamalt oma söömisharjumuste kontrollimisega, et see suhkur on minu meelest number 1. Veel hullem on suhkru asendajad. Mul siin mõned inimesed on isegi öelnud, et suhkur on tervislik ja mõned inimesed ütlevad, et aspartaam on tervisele kasulik lausa, et lausa nii kaugele on mingite kanalite kaudu siis inimeste mõtteviisi muudetud, et aspartaam on minu arusaama järgi diabeedi põhjustaja number 1. Kui aspartaam on, eks ole, magusaine, mis ei sisalda suhkurt, eks ole, kui sa võtad siis selle magusa maitsega söögi või joogi endale suhu, eks ole, keel saadab ajule signaali, et nüüd on suhkur tulemas, see söök või jook siis jõuab sulle, eks ole, makku, maol on informatsioon, et siit tuli suhkurt, aga kehakeemia siis vaatab, et pole suhkurt, et mis värk on siis nüüd. Ja sellega siis aetakse segadusse kogu organism, eks ole, et ajust on tulnud signaal, et nüüd tuleb suhkurt, aga suhkrut pole, mis me nüüd siis teeme, eks ole, ja sealt tekivadki siis need neerupealsed talituse häiritused, ehk siis insuliini talituse häiritused, keha läheb nii-öelda tasakaalust välja, et maitse meele kaudu sa annad otseses mõttes, sa petad keha, eks ole, ja minu arusaama järgi see on diabeedi põhjus number 1. Et jah, sellised mõtted sellel teemal. Okei, väga põnev. Ma ei ole seda poolt niimoodi uurinud. Aga jah, ja ma ei tea, kas see on nüüd vastab tõele, aga eks siin on see, et jälle tuleb see mingi sümptomi lahendamise mure, et kõrge veresuhkur, kuidas kõrget veresuhkrut nagu sümptomina lahendada, et ära tarbi suhkrut, hakkad midagi asendama, aga mis seal tulemuseks tuleb, siis seda juba nagu sellele ei mõelda. Et mõtlen nüüd, kui meil on lootust, et nägemine saab kontrolli alla ja siis ka tervis toitumise mõttes näiteks. Et siis võib-olla jõuavad mõtted ka siis selleni, et mida me siin siis inimestena siin teeme, et siin on erinevad võib-olla sellised eesmärgid, mõtted, soovid. Ma arvan, üks selline peamine soov on see, et tunda siis vabana, et selline vabaduse soov. Ja siis ma arvan, kui nüüd tagasi mõtlen, et seda vabaduse teemat nagu otsides, vaadates, et siin tulevadki siis igasugused huvitavad teooriad ja näited ja terminid, et kus seda siis vabadust saada või kuidas ma saan vabaks, kuidas keegi teine vabaks saab. Ma ei tea, kuidas me inimkonnana või ühiskonnana või et mis on siis õige ja hea. Ja siis kui niimoodi lühinägelikult käituda, vaadata, et ma ei tea,
ma võin teha, mis ma tahan, näiteks, ma ei tea. Siis see on mingi lühikese aja jooksul, siis sa võid tõesti seda nii-öelda eksperimenteerida, aga ilmselt kuskilt tuleb see sein ette, et kas see nii-öelda eetika või moraali tunnetus ja ma ei tea, seaduse tundmine või mingi põhimõte ikkagi, mida keegi nagu õigeks peab. Et aga üsna libe tee minu meelest. Ma arvan, et on oluline seda lühinägelikkust leevendada ja harida ja mõista nii-öelda, mis see maailm nagu üldse on või mis siin maailmas eksisteerib ja ütleme, meil on see nagu see tasandite paljusus, kui pädev ma nii-öelda siis mingil tasandil olen. Üks asi on see, et siin selline nagu füüsiline tasand, et ma ei tea, ma võin minna kuhu tahan, võin öelda, mida tahan, võin nagu süüa, mida tahan. Teine asi on see, et nagu mis tagajärjed seal on või kuidas see nagu mõjutab, siis aga mõistlik on siis vaadata seda laiemalt ja seda küsida iseendalt, et kes ma ise olen. Sellest sõltub väga palju, et kuidas keegi ennast defineerib. Ma ei tea, ma olen vaba inimene, okei, kes on vaba inimene näiteks, et või mis selle vaba inimesele nii-öelda omane on, et ma ei tea, ma olen see keha näiteks või no ongi, et sa oled nagu väga kuidagi sellise maine 2 jalaga maa peal või teaduse usku, kõik, mis on nagu mingid katsed läbinud ja mingi teaduse poolt tõestatud, see on tõene. Või mida on koolis õpitud või nagu kontrollida üle läbi käia nii-öelda, et mis on need kandvad uskumused, mis on need tugisambad, millele siis elus nagu toetutakse, et kas teadlikult, mitteteadlikult, harjumusest. See on minu arust ülimalt oluline, sest selle enda defineerimise läbi hakkab ka nii-öelda paika loksuma siis see, et okei, nii, milline siis see maailm on. Kas see maailm on, ma ei tea, mingi juhus, kogemata, me lihtsalt YOLO tulime siia lihtsalt kogema ja see saab varsti läbi ja vahet pole, mis nii-öelda ma teen. Või ma ei tea, mõni usub reinkarnatsiooni, mõni usub, et midagi muud. Selles suhtes mulle endale kõigi nende otsingute, katsetuste nii-öelda erinevate allikate uurimise läbi isiklik selline kogemus on viinud sellesse kohta, kus ma praegu olen ja selline rahu, hea tunne sees, selline enesekindlus, mida alguses ei olnud, kus oli sellist segadust ja nii-öelda, ma ei tea, üks päev mõtled üht, teine päev mõtled teist, selline segadus, kaos ja selline eksimise tunne, siis seda enam ei ole mul. Ja see on suuresti lihtsalt tänu sellele, et ma olen leidnud sellist infot, mis kõnetab ja mis on nagu sisemiselt tunnetatav. Ja see on jälle selline igaühe enda kogemus, ma ei saa öelda, et see on ainuõige või see minu sõnastus on nagu täpselt see, mis seal on, et võib-olla Arto tahad siia enda poolt juurde lisada, et enne kui ma kõik ära räägin. Ja mul mõtteid igasuguseid seoses selle kogemiste ja sellega, et mis nii-öelda on objektiivselt, või ütleme, kuidas ma ütlen siis, üks asi on objektiivne tõde, eks ole, teine asi on subjektiivne tõde. Subjektiivne on see, et kui, ütleme, sina usud midagi või mina usun midagi või, eks ole, et keegi inimene usub midagi, eks. Et siis see on tema jaoks subjektiivne, sest et see on nii-öelda, mulle tuleb soomekeelne sõna hengile kohtainen. Et kuidas see personaalne või? Jah, personaalne tõde. Ja seda tõde teisele üle kanda või seda tõestada teatud asju on väga raske, peaaegu võimatu, võiks isegi öelda. Ja mõistuse tasandil puhtalt seda teha on praktiliselt peaaegu võimatu, ma ütleks. Siin on ainult tõenäosuste mäng, et kui tõenäoliselt teine inimene mulle tõtt räägib. Lihtne näide, ma ütlen näiteks, et ma sõin hommikuks 4 praemuna, aga kuidas ma tõestan seda? Pole mingit võimalust, et keegi mul kõhtu vaatama ei tule, pole mingit läbinägelikkust, eks ole, et vaatab läbi Arto kõhu, eks ole. Nii, siis keegi ei tule surkima, eks ole, et nii, Arto, et ma ei tea, laseme mingi sondi sulle makku, et testime, kas seal ikka on seal reaalselt muna või. Et kuidagi nagu keegi ju kindlaks ei tule tegema, et see on usalduse peale.
et usalduse peale, et mina ei valeta. Ja et suur tõenäosus on, et ma ei valeta, eks ole. Ja selle peal tegelikult baseerub põhimõtteliselt kogu see meie subjektiivse tõe jagamine üksteisega. Ja teine asi on muidugi see, et kui on midagi objektiivset, siis siin on suurem tõenäosus, et leitakse see nagu ühtsus või see ühtne usk nii-öelda samasse asja. Näiteks keegi paneb näpu lõkkesse, saab kõrvetada, teine proovib, teeb täpselt seda sama järgi, saab kõrvetada, siis mõlemad saavad aru, okei, kõrvetab, me teame, mida see tähendab. Ja et me teame seda tänu sellele kogemusele. Mitte, et keegi ütles, vaid me ise proovisime ja me teame, mis see tähendab, eks. Ja siin on ainukene asi arvestada ka sellega, et ka siin võib olla erandeid sellega, et näiteks keegi joob tassitäie vett ja ütleb, et mul on nüüd kõht punnis, kõht täis, janu kustus, vaata. Teine joob tassitäie vett seal samas kõrval ja ütleb, et ei tea, ma tunnen siiamaani janu. Kuidas siis saab olla? Tassitäis vett, ühel võtab janu ära, teisel ei võta janu ära. No, see on ju ebaloogiline. Aga siin ongi see, et hästi palju on sellist tõenäosuste mängu ja ka lisaks erinevate selliste aspektide kokkulangevust, et kui suur see janudel tegelikkuses oli või ei olnud, eks. Et see kõik mängib rolli, ehk siin on erinevad asjad, mis mõjutavad seda, et kas mingi asi on parasjagu tõene või ei ole, eks. Et kas nagu janu kustumine ühe tassi vee joomisel kustutab alati, ehk see on nagu justkui nii-öelda fikseeritud tõde, seadus, see alati töötab ühtmoodi igas olukorras. Jood ühe tassi vett, janu kustunud 100%, ükskõik kes sa oled, mis tingimustel, vaata. Et see päris nii ei ole, et see ei ole absoluutne tõde. Võib-olla absoluutne tõde oleks see, et kui sa paned nii-öelda inimsõrme, paned lõkkesse, siis see nii-öelda tõenäoliselt põleb seal ära, eks ole. Sest et see on, mis juhtub kõigiga ja eranditult. Ja seda siis saab lihtsamini tõestada, eks. Ja selle tõttu ka uskuda. Ja ma ütlen, palju asju on seda, mida me nagu kogeme mõnikord ja ei oska edasi anda või kuidagi, et teine ka mõistaks seda, mida teine nagu on kogenud. No näiteks, mida kindlasti 100% mina mitte kunagi kogeda ei saa või ei saa kunagi teada, mida tähendab kogemuslikult sünnitus. Sünnitusvalud. I have no idea what this means. Ja ma ei saa kunagi teada ka ilmselt. Ja seda ei saa mulle keegi nii-öelda õpetada või kuidagi koolitada mind sellel teemal või ma võib-olla lihtsalt usun, et selline asi on olemas, et sünnitusvalu, sest ma näen kõrvalt või olen kuulnud lugusid, et neil oli valus, nad karjusid seal, kui nad sünnitasid, eks ole. Et see on nagu ainukene viis uskuda, et on piisavalt tõendeid, et aju nagu usub, et see on reaalne, vaata. et selles suhtes. Sellest, kuidas me näeme ja usume ja mõtleme, ilmselt sõltub ka see, et kui lühi või pika visiooniga me oma elus oleme ja millele me tähelepanu pöörame, millele me fokusseerime või millele mitte, eks ole. Kõik see mõjutab ilmselt seda ja mõjutab meie mõttemaailma ja mis mõjutabki seda, et kas me mõtleme lühinägelikult või pikanägelikult või kuidas kunagi, et selles mõttes ja mis suunas. Et sellised mõtted siis siia hulka, et jah. Et mul tuli Anatoli jutu peale siin näited, et lühinägelik on näiteks kasutada teenuseid firmalt Bolt ja Volt, eks ole. Ma eeldan, et kõik teavad, mis teenuseid pakutakse, eks ole, et kui sa lähed seda teed, et ma ei viitsi täna süüa teha, et tellin äpist, eks ole. Et see on lühinägelik. Sa harjutad ise ennast ära mingisuguse mugavusega, ehk siis sa tekitad ise endast sõltuvust alateadlikult. Täpselt samamoodi on, eks ole, jube mugav on ja et ei pea isiklikku autot omama, et ma rendin, et ma kuulsin, et need on üllatavalt odavad isegi need rendiautod, et täpselt samamoodi lühinägelik, eks ole. Kui sa harjutad ennast sellega ära, muudad ennast sõltuvaks mingisugusest suurfirmast, kes ei ole minu hinnangul ellu kutsutud seda ühiskonda siin mitte parandama, vaid midagi muud tegema. Et sellised valikud on ka minu hinnangul lühinägelikud, eks ole, et mul hiljuti oli oma lapsega just nimelt
tõukside ja söögi tellimise ja muude asjade teemal, eks ole, arutelu, et tema ei osanud arvatagi, et mis nende nagu tagamõte on, et milleks ühiskonda harjutatakse, eks ole, et sa ei oma midagi ja oled õnnelik, eks ole, lühikokkuvõte. Et kui sa muudad ennast sõltuvaks sellest ühest suurest korporatsioonist, eks ole, et oma transpordivajadused rahuldab sinu suur korporatsioon, eks ole, sinu söögivajadused rahuldavad need suurkorporatsioonid, siis ühel hetkel võib juhtuda nii, et meil on kontingent inimesi, eks ole, kes kui Bolti ja Wolti enam ei ole või nende tegevus on piiratud mingil põhjusel, eks ole, mis meil siin hiljuti oli huvitavad piirangud, eks ole. Et ei tohi oma kodust nii kaugele või minna või ei tohi seda teha või mis iganes, eks ole, et süsiniku jalajälg võib-olla läheb liiga suureks ja et kui need teenused siis nii-öelda häiritud saavad, et siis inimesed on nagu lõhkise küna ees piltlikult, et mis nüüd saab, eks ole, pliit on ka ammu juba välja visatud ja potte panne ka enam ei ole ja kuidas üldse süüa teha või kust süüa saab või kust piim tuleb, eks ole, et ma olen kuulnud, et mõned arvavad, et piim tuleb poest, mitte kuskilt sealt mõne taluniku käest või midagi sellist. See on just nimelt lühinägelik käitumine, eks ole, et harjutada iseennast ära mingisuguse mugavusega ja päeva lõpuks sa oledki see film Idiocracy, eks ole, et kus sa oledki seal oma tugitoolis, eks ole, kõik on käe-jala juures ja elu on lill, eks ole. Et see selline käitumine on lühinägelik. Sellised mõtted, mis siis veel lisaks, et kui siin rääkida nii-öelda vabaks saamisest ehk siis positiivsemast küljest, et minu hinnangul tulebki ennast teadlike sammudega järk-järgult, et üleöö selliseid asju muidugi teha ei saa, aga järk-järgult, eks ole, iseennast harides, uurides, otsides, õppides viise, võimalusi, kuidas ennast tänasest pealesurutavast süsteemist võimalikult palju lahti ühendada. Ehk siis alternatiivsed maksevahendid, alternatiivsed nii-öelda toidupoed, eks ole, ma pean siin silmas maainimestel on lihtsam, eks ole, läheb naabri Kalle juurde, saab sealt toorpiima, eks ole, ja naabri Kati käest saab kartulit ja kõik on ilus, eks ole, et linnas on sellega natukene keerulisem. Aga sinna poole tuleks püüelda, et mina isiklikult näiteks püüan maksimaalselt käia turu peal, ehk siis tarbida talunikukaupa, ehk siis ja loomulikult võtmeasi seal juures on see, et sa maksad sularahas. Hiljuti kuulsin siin meie naaberriigist huvitava fakti, et miks seal marju enam ei kasvatata, on see, et kui meil siin 2020 kõik kartsid sularaha, eks ole, et selle tagajärg oli see, et marjamüüjad olid sunnitud kasutama kaardimakseterminali. Mis tagajärjed sellele on, seda võib igaüks, eks ole, mõelda, kui lühi või pika nägemisega nii-öelda olla, eks ole. Et kaardimakse on väga ilus ja tore, eks ole, et ei pea neid sente lugema seal ja nii edasi, et jube mugav ja lihtne, samamoodi nagu Bolt ja Volt, eks ole, jube mugav ja lihtne. Aga tänu sellele marjakasvatajad lihtsalt panid uksed kinni, sellepärast et sularaha ei ole. Igaüks võib siis järeldada, eks ole, mis need tagamaad seal on, eks ole. Et täpselt samamoodi on nende turumammikestega, eks ole, et ma igal juhul palju parema meelega viin selle euro 2 või 3, eks ole, selle kapsaporgandi ja kaalika eest sellele turumammile sularahas, kui siis lähen maksan kaardiga kuskil suure kaubanduskeskuse kassas, eks ole, suur kaubanduskeskus ei lähe pankrotti, väike mammi võib minna pankrotti, eks ole. Et minu hing on sellise tegevusega palju rõõmsam ja rahulikum ja uni on parem, eks ole, nii-öelda. See oleks siis üks samm, eks ole, järgmine samm, kui sa oled ennast süsteemist täielikult lahti ühendanud, siis võib-olla nüüd mitte järgmine samm, aga saab sellega paralleelselt ka tegeleda, et
et on niisugune filmi, mis ta siis on, filmiseriaal või kuidas teda nimetada, Star Wars, eks ole, seal on üks niisugune tegelane, kelle nimi on Yoda, eks ole. Ma usun, et vanemad inimesed teavad, kellest juttu on, et temal on väga palju harivaid tsitaate ja üks nendest on see, et õpi lahti laskma asjadest, mida sa kardad kaotada. Et kui sa sinnamaani jõuad, siis minu hinnangul võid sa ennast päris vabaks inimeseks nimetada. Et sellised mõtted minu poolt. Väga hästi öeldud ja väga huvitav, kus juures see, et sa mainisid seda mugavust ja tore, et sa viisid teema vabadusele, et see on väga oluline osa tegelikult ja mida see lühinägelikkus probleemina tekitab, ongi see, et see jutumärkides aitab kaasa sinu enda mittevabadusele ehk et sinu orjastamisele, juhuu, väga positiivne. Ehk et Silver, sa mainisid seda, et kui sa harjutad sõltuvust, siis sa põhimõtteliselt harjutad ennast ju kellestki või millesti sõltuvaks ehk kellegi või millegi orjaks. Ja sellega seonduvalt ma usun, et kui keegi tahab olla vaba, siis hea ongi ärgata sellele, et vau, ma ju harjutan mingit sõltuvust sisse, ma harjutan ennast orjaks ju lihtsalt, et tuleb see magusa isu, lähen võtan, et tundub, et on nagu hea lahendus, just kui korraks lahendab probleemi, aga tegelikult ei lahenda, et pikaajaliselt ei lahenda, sest et see nii-öelda kiirendab vananemisprotsesse ja sööd purgitäie mett ära näiteks päevas või 2 päevaga, et siis ilmselgelt see panustab sinu kehakaalu tõusule ja vast ka näiteks seente vohamisele kehas, mis jällegi omakorda teeb keha nõrgemaks, mis jällegi omakorda tekitab mõtte, et peaks vist suhkrut juurde võtma, et see ju pidi energiat andma ja võtad ja jälle tsükkel jätkub ja tegelikult pikas plaanis on see kõik nagu allakäigu tee, eks ole, ja enda lõksu viimine põhimõtteliselt. Ja sama teema selle mugavusega, see on tegelikult mugavusega seotud, et mugav on sul võtta külmikust oma jäätis või mingi snäkk, eks ole, Snickers, eks ole, siin pidevalt läbi käinud teemaks. Ja siis see ongi, see mugavus on tegelikult probleem ja see ükskõiksus ilmselt on või isegi mingis mõttes veel suurem probleem. Ja sest kui on ükskõiksus ja mugavus, siis ei ole piisavalt seda vastutuse võtmist, et ennast aktiivselt juhtida parema seisundi ja elu suunas. Igast SMS-laenud, emotsiooni ostud, mis võib-olla pärast mõttel, et tegelikult võib-olla poleks üldse pidanud ostmagi seda, eks ole, või teist või kolmandat. Et lihtsalt pärast tuleb tegeleda nende tagajärgedega, eks ole, et hakata neid võib-olla mingil määral likvideerima ja nii edasi, et omast kogemusest ka teha neid samu asju, mida ma just räägin, nii et ma olen aru saanud, et ükskõiksus on väga halb asi ja töötab minu vastu. Teine asi ongi see, et kuna ma tahan liikuda suurema vabaduse poole isiklikult, siis see arusaamine, et ma ei ole ori ja ma ei pea ennast tegema sõltuvaks mingitest asjadest ja ma võin nii-öelda ära jätta mingid asjad ja kuidas Silver ütles, et nagu see Yoda ütles, et ära karda lahti lasta asjadest, millest sa kardad ilma jääda. Et võib-olla ka siin on tõesti üks võti, mis aitab saavutada suuremat vabadust ja ka näiteks igasuguste selliste asjade üle, mis meie eludes võib vahel olla, mis takistab meil saavutamast nagu edu või soovitud ilusamat elu. Punkt. Tänud, head mõtted, näited. Siin lihtsalt tekib võib-olla selline küsimus, et selliselt mõeldes neid näiteid juurde tuues, et saab vaadata, et okei, milline see siis see ideaalne eluviis on või need ideaalsed otsused, ideaalsed valikud ja nii edasi. Ja selline nagu mingis mõttes võib osutuda siis depressiivseks, et oota, ma olen praegu selline, ma olen selliste harjumuste, selliste sõltuvustega, ma ei jõua eluilmas selliste või see keskkond ei soosi või ma ei tea, see ühiskond on nagu, mis ma üksi nagu kõige selle vastu teen või see plank läheb nagu nii kõrgele ja siis selline allaandmise, selline käega löömine või et nagu suva või et ikkagi, mis siis ikkagi toetab, ongi arusaadav, et see olukord, mis meil praegu on, see on siis kõigi varasemalt tehtud meie siis inimkonnana kollektiivselt siis
tehtud otsuste nagu tagajärg, et ma ei tea, on siis nad mingid kokkulepped ja mingid ärihuvid ja okei, ma olen siis sellises punktis, ma olen harjunud mingit suhkrut tarbima või ma ei tea, ma ei suuda mingist sõltuvusest lahti saada. Et ma ise tunnen, et nüüd on hea siia juurde tuua siia teemasse, et see küsimus, et kes ma olen, et kas ma olen see keha, kas ma olen nii-öelda, et ma ei tea, kas tervis on see, mis defineerib nii-öelda, kas ma olen hea või nii-öelda halb või nagu mis annab selle hinnangu mulle, et mul on nii palju sõltuvusi, ma olen kehvem kui teine, kellel on natuke vähem sõltuvusi, midagi sellist, et nagu, et noh, mis sellised mingi mõõdikud või mõtted tulevad või mille järgi hakatakse siis seda kõike hindama. Et ma tunnen, et siia on hea juurde tuua, et see definitsioon, mida siis igaüks saab ise endale nii-öelda teadvustada või märgata. Et see kehal on vaim nii-öelda ja siis ma ise tunnen, et see nagu algallikas, see nii-öelda minu eksistents on see, et ma olen hing ja ma satun parasjagu olema siin maises keskkonnas. Mul on keha, jah, ma saan otsustada, et ma ei tea, keha eest hoolitsemine nagu prioriteet number 1 või nii-öelda, ma ei tea, ma pean kuidagi seda kõik tegema tervise nimel, ma ei tea, jälgin hästi rangelt toitumist ja nii edasi, nii edasi. Või ma ei tea, ma olen kõige, ma ei tea, eetilisem ja ma ei tea, eeskuju vaba inimese mõttes, et olen süsteemist ennast täiesti nagu lahti võtnud, aga siis ikkagi, ma ei tea, mind ennast kuidagi kõnetab see, et ükskõik mis olukord ka ei oleks, et ma ei tea, see süsteem nii-öelda üksi organiseeritud mingi kuritegevuse vastu on väga keeruline toimetada ja siis on see, et aga mis on siis võimalik, mis on see, mis ikkagi tagab sellise universaalse vabaduse või nii-öelda, et ongi, ma ei tea, see elu saab mingi hetk läbi, et on see siis, ma ei tea, pikalt elatud elu, ma ei tea, mingi avarii tõttu lõppenud elu või mingi muu sündmuse tõttu või on mingi vale otsusvalik, jääpurikas kukkus alla nii-öelda, et selline võib-olla jah, oleks võinud nagu olla ettenägelik ja räästa all mitte kõndida talvisel ajal. Aga mis tehtud siis? Et siis ma tooksin siia selle hinge tasandi ja selle nagu, et kui see seada nii-öelda esimeseks, see ei tähenda, et nii-öelda, et kõik muu on ebaoluline, vaid et see prioriteetide siis seadmise oskus ja kuidagi selline see tugisammas nii-öelda, et ma olen jah, praegu sellises seisus, ma ei tea, ma olen harjunud, ma ei tea, toitu, ma ise ei ole, aga et ma ei tea, keegi on harjunud toitu tellima ja nii-öelda on sõltuvuses sellest, ma arvan, et see on ületatav, jah, on raske, sa tekitad, kaevasid enda laugu, sellest on võimalik välja tulla, okei, õpid seal, ma ei tea, kuidagi uuesti otsid üles inimesed, kes suudavad mingi toorainetega varustada näiteks, et saad selle endal salati seal kokku tükeldada midagi kõhutäiteks ja tervislikku leida. Aga et see nagu see hingetasand, et mille pärast me siin oleme, mis on nagu see nagu lõppeesmärk või need, et miks me üldse teeme midagi, kas ma ei tea, tahame lihtsalt oma nagu järeltulevale põlvele nagu natukenegi paremat tulevikku või sellist helgemat või jätta nagu, ma ei tea, positiivne jälg või et ma ei tea, et kui meist nagu räägitakse positiivses võtmes või on nagu piisavalt neid tutvusi, et või see sõpruskond, et nii-öelda, et kes teeb midagi, et saada mingi auhind või mis iganes, et mis on see nagu päris nagu selline pikas perspektiivis oluline. Vot sellise küsimuse nagu seadmine või nagu sellele päriselt mõtlemine, sellele nagu aja võtmine, et mis on tegelikult oluline. Minu jaoks ülimalt rahuldust pakkuv on see tõdemus, et selline hinge tasandi heaolu, see minu nii-öelda algolemus, see, et nii-öelda, et ma olen siia ilma sündinud, ma olen saanud selle keha, ma lähen siit mingi aeg millalgi lihtsalt ära, keha sureb ja et tegelikult on nii palju tõendeid, materjali, infot selle kohta, et keha suremisega ei saa elu läbi, vaid hing elab edasi. Ja siis mis on selle nagu hinge jaoks hea ja nagu mis on need väärtushinnangud, mis seda toetavad. Ja see kuidagi nagu rahustab täielikult maha, et ma ei pea nagu ideaalne olema praegu, ma ei pea nagu
elu hinna eest põgenema selle reaalsuse eest või ma ei tea, tegema nagu mingi ebainimlikke pingutusi, et saavutada võib-olla mingit olukorra muutust. Aga ma ei suuda võib-olla seda järjepidevust hoida ja siis pettuda, et noh, siis ma tunnengi, et kui seada need prioriteedid, leida selline tasakaal ja nagu terve elu saadki elada selliselt, et sa tunnetad seda tasakaalu, vahepeal nagu eksid, kaldub kuhugi kraavi poole või nagu avastad, et okei, see ei ole ikka päris see, et ma ei tea, see meetod ikkagi ei toimi päris hästi ja või mingi muu asi, et leiad mingi idee, teooria, usud millessegi, aga ma ei tea, kuidagi järsku ei kõneta, et jah, on nagu selline areng, pidev areng on nagu üks osa ja siis selline hinge heaolu, mida ei saa mitte keegi teine nii-öelda hukka mõista, et sa saad seda ise tunnetada, sa peadki olema iseenda vastu aus ja selle järgi elama ja leida siis selliseid inimesi, kellega on võimalik sellisel teemal rääkida, siis on lihtsam. Et sellised mõtted siis minul, et kumb teist tahab midagi siia juurde lisada? Tuli selline mõttekäik siis, et no, et minu hinnangul me oleme siia ilma, ühesõnaga keegi ei ole siin juhuslikult. Et mina ei usu, et elus on olemas juhuseid. Minu hinnangul me oleme tulnud siia arenema, paremaks saama, kiusatustest loobuma siis või kiusatustele vastu panema, eks ole. Esimene samm siis paranemise nii-öelda teele on see, et sa tunnistad iseendale, et sul on probleem, eks ole, mis iganes probleem see siis ka ei ole, et kas sa oled käitunud halvasti mõne inimesega või teinud mingeid halbu valikuid enda elus, et esimene samm selleks on tunnistada iseendale seda, et ma olen käitunud valesti, eks ole. Ja kui nüüd peakski see käitumine korduma, eks ole, et mis on minu hinnangul ääretult oluline on see, et ei tohi endale nii-öelda peksa anda selle eest. Et tean väga paljusid inimesi, kes siis nii-öelda libastuvad, eks ole, oma valitud tee pealt ja siis on päevi, eks ole, masenduses või depressioonis, eks ole, et näed, ma libastusin, et vaata, kui halb ja kehv ma olen, eks ole, et ma ei saa hakkama ja nii edasi, et tuleb aktsepteerida seda, et teekond ei ole sirgjooneline. Alati on tõusud ja mõõnad, terve elu ongi tõusud ja mõõnad, et alati kõik on ajutine selles mõttes, et kui sul tänasel päeval on, ma ei tea, viimased 2 aastat on kõik suurepäraselt läinud ja ühtegi ebaõnnestumist ei ole, eks ole, et siis võib-olla noh, ei ole võib-olla kõige parem näide, aga tasub võib-olla ettevaatlik olla, et võib-olla on kuskilt mingi tagasilöök tulemas. Täpselt samamoodi on ka teise poolega, et kui sul on aasta aega on kõik vett vedama läinud ja miski ei õnnestu ja kõik on pahasti, et siis kõik on ajutine. Et minu hinnangul käivadki, eks ole, lained ja tsüklid, eks ole, täpselt samamoodi nagu meil on aastaajad, eks ole, et on kevad, sügis, talv ja suvi, eks ole, et peale talve me võime päris kindlad olla, et saabub kevad, eks ole, ja samamoodi, et kui et millal on kõige pimedam ja kõige külmem. Vahetult enne seda, kui saabub muutus, ehk siis tõuseb päike, eks ole, et kui sa oled kõige sügavamas augus ja arvad, et veel hullemaks ei saa et enam hullemaks ei saa minna, eks ole, et noh, vahel saab minna hullemaks, aga mingil hetkel, eks ole, tuleb muutus. Ilmselgelt muutused ei saabu iseenesest, et muutused ikkagi reeglina saabuvad selle tagajärjel, et sa ise oled mingi valikut iseenda elus muutnud. Mis on meil hullumeelsuse definitsioon on, eks ole, et tehes samu asju, oodates erinevaid tulemusi, eks ole, et meil on siin lähiajaloost on, eks ole, näiteid, kuidas et ühest ei piisa, et teeme 2 ja teeme 3 ja teeme 4 ja teeme 8 ja muudkui aga teeme samu tegevusi ja ootame erinevaid tulemusi, aga erinevaid tulemusi ei saabusid ikka need samad tulemused, et sellised oleks minu mõtted siia. Väga head mõtted, tänud Silver, ja idee poolest ma jäin mõtlema korra, et muidu kõik oli siuke väga soe, julgustav ja lootustandev, väga äge. Aga välja arvatud üks asi, millega ma vast ei nõustu või siis võib-olla
võib-olla jah, argumenteeriks vastu oli see koht, kus sa ütlesid, et justkui kõlas nõnda, et kui sul elus läheb kõik hästi, siis noh, oota vaid, et varsti tuleb see mingi halb crash sulle kaela täiesti kindlasti, vaata kõlas umbes natuke nõnda, et siis jääb tunne sisse, et oi, peab hakkama kartma vaata, et mine tea, millal see laks nüüd tuleb. Aga samas see ei pea tulema see laks sellepärast, et kui sa oledki tegelikkuses teinud kõik asjad õigesti ja hästi ja lähebki hästi, see laks ei ole kuskilt, ei pruugi üldse allagi tulemas, ega ei ole üldse garanteeritud, ega see ei ole ka mingi seadus, et see peaks tulema. Jah, ma mainisin sinna juurde ka, et võib-olla ei ole kõige parem näide, et selles mõttes, et kui sul kõik läheb nii-öelda ülesmäge, et selle nii-öelda ülesmäge minemisega inimene harjub ära ja selles mõttes inimene on harjumuste ohver, eks ole, et kui sa oled teinud õigeid otsuseid järjepidevalt, eks ole, sa oled nende õigeste otsuste tegemisega ära harjunud, et see kindlasti mitte ei tähenda seda, et oota vaid, et kohe kuskilt nurga alt hüppab koll, eks ole. Et kindlasti on olemas inimesi, kes nii-öelda elavadki 90% peal siis, ehk siis nii-öelda ränku vigu ei teegi, eks ole, et see on, kõik on nii-öelda treenitav, eks ole. Jep, ja see arenemiste ja kiusatuste võitmise koha pealt ka ütlen, et siis põhimõtteliselt, mida ma sellest välja lugesin, on see, et see tähendab küpsemaks, vabamaks ja õnnelikumaks isikuks või no ütleme isikuks, inimeseks või täpsemalt hingeks kujunemine. On see päris positiivne ja nii, et igal juhul ka nagu Anatoli mainis, et see hingetasandi teema, et ma sain sellest aru, et põhimõtteliselt hinge heaolu on see kõige olulisem aspekt ja hinge seisund või konditsioon ja selle eest hoolt kandmine, sest et see ongi see päris sina. Ja kui selle eest hoolt kannad, siis kõik muu on sükene prioriteedilt järgnev, jah, mõistus ja teod ja suhtumised, eks ole, et need on nagu ka, mis kindlasti määravad seda, et kuhu sa elus liigud, eks ole, ja mis edasi saab ja kuidas su tulevik kujuneb, siis sina ise kujundad seda, eks ole, et Vot. Ja probleemi lahenduse koha pealt nii palju, et kui tahta nagu ütleme mingid probleeme oma elus lahendada, et siis tihtipeale algab probleem just vastutuse mittevõtmisest. Ehk et kui sa muudad selle ära, et sa otsustad, okei, ma nüüd võtan ette selle asja, võtan vastutuse siin koha peal ja lahendan selle asja ära. Ja lahendan niiviisi, et mitte nüüd 100 asja mul korraga peas, et oi, ma ei tea nüüd mida teha või liiga raske või üle jõu käiv ja ma ei saa hakkama ja kõik muud. Üks asi korraga. Anna lihtsalt ajule tükeldatud osad, et üks asi korraga, nii, täna tegeleme sellega, homme vast tegeleme ka veel sellega, et siis näiteks suhkru teema, et nii, okei, võtame, paneme plaani, nii, muude asjadega ei tegele, et SMS laenud, las need olla umbes, on ju. Ja täna siis suhkru teema, et võtame see suhkru asja ennem ja kui suhkru asi on, probleem on lahendatud, et siis juba järgmine probleem lahendada, eks ole. Et selles mõttes selline näide siis siia juurde, et ajule tuleb anda lihtsalt piisava koormusega ülesand, et siis on kõik väga hästi selle koha pealt. Jah, suur tänu. Ja mis hiljuti ühest raamatust lugesin, et on teaduslikult tõestatud, et nii-öelda tõe välja ütlemata jätmine on tervist kahjustav tegevus. Lihtsalt selline teemaväline kommentaar veel lisaks. Ei, see on väga teemasse. Yeah. Et on lühinägelik, sa mõtled, et korra selle nagu hetke kasu peale, et ma ei tea, ma ei taha praegult, no okei, siin on jälle see, et selle ebamugava olukorra nagu läbielamine praegu või siis mingi lumepall, mis läheb veerema ja sa ei tea nagu, mis sa nagu lükkad edasi ja siis tegelikult on kühveldamist rohkem pärast, kui see alguses nii-öelda. Aga jah, see selleks. Ma arvan, siin sai väga palju head räägitud ja ma arvan, sarnasel teemal on võimalik veel saateid teha. Ma ei tahaks võib-olla siin väga palju pikemaks saadet venitada. Ma ise olen väga rahul sellega, mis siin kõik sai välja räägitud, et sai selliste lihtsamate teemade pealt nagu edasi mindud ja selles suhtes oleks huvitav saada tagasidet muidugi, et kui on mingid küsimusi kuulajatel, et või mingid teemasid, millest võiks rohkem rääkida. Endal on selline nagu mõte, et me oleme juba päris palju saateid teinud, et justkui on kõigest midagi räägitud.
selliste vihjete eest olen küll tänulik. Ma arvan, see teeb selliste saadete tegemise lihtsamaks. Et siin endal on nagu pikem paus tulnud ja tekkis selline tunne, et vägev tahaks veel siin kambakesi juttu rääkida ja selline idee tekkis, et see lühinägelikkus, et sellises võtmes justkui ei ole veel rääkinud. Minu poolt suur tänu, Silver, Arto, et väga ägedad mõtted ja saime sellise korraliku komplekti kokku siia. Jaa, absoluutselt ja igaks juhuks mainin siia lõppu veel ära ka, et mul ei ole SMS-laene. Piiks, raha tuleb. Et siis keegi ei hakkaks arvama, et mul oleks midagi sukast, kuigi kunagi ammu olid. Aga need on kõik juba ära klaaritud aastaid tagasi. Aga idee poolest tahtsin veel lõpetuseks öelda enda poolt nii palju, et tänud Anatoli selle hea saate teema eest ja loodan, et järgmises saates saan juba äkki oma seda mindmap'i tutvustada, mida ma olen ammu soovinud tegelikult juba teha. Ja siis tuleb, eks ole, visuaaliga saade, et kindlasti tasub vaadata seda videona, et siis saab nagu aru, et mida ma seal näidata tahan ja selgitada tahan. Et see läheb väga hästi kokku meie eelnevate saadetega ka ja on sellele heaks täienduseks. Jah, ootan huviga. Jaa, Arto, ja sul oli siin keegi seal kohalik, kes, mis see siis on, kommuuni teemal? Jaa, õige, kommuuni teemal ka, et kommuuni ehitamisest või rajamisest, loomisest, arendamisest. Jaa, see teema ka. See oleks päris oluline teema minu hinnangul tänapäeval. Tõsi küll. Ja see hõlmab inimsuhteid, eks ole, et kuidas oma vahel paremini läbi saada ja soodustada suhteid ja toimima panna ja üks asjaks. Et see on ka jah, väga hea teema küll. Tänud, et selle meelde tuletasid, mul oligi see meelest läinud, aga mul on see kuskil üles märgitud kindlasti. Et selle sama teema koha pealt mul oleks raamatu soovitus, et autorid täpselt, kas ta oli Dale Carnegie äkki, et How to win friends and influence people. Et sellest raamatust saab väga palju huvitavat infot selle teema kohta. Seoses siis, et kuidas paremini kommuuni luua ja inimsuhteid hoida ja arendada. Tänud jagamast. Tänaseks kõik ja tänud kuulamast ning järgmise korrani. Olge hoitud.